4K. Yes, lõpuks ometi. Tere tulemast, me oleme Tais ja meid ootab seal taga meie sõbrad. Meie sõbrad siis on... Sõberikud. Ootavad meid ja mitte ainult 1 või 2 sõpra, vaid terve hunnik sõpra. 5 või 6 sõpra vist. Tore on jälle maapina peal tagasi olla ja saab edasi seegelda. Jaa, uued seiklused, Uus riik. Absoluutselt. Uued emotsioonid, uued inimesed, kõik on uus. Iga sekund peale maandumist, see on tore. Aga vaatame siis. Kas nad on silti tegema? Kas nad on siin või ei ole veel? Pole näha. Kohe esimese asjaga igas lennujaamas me teeme nende simmid, et meil oleks internet. Jaan juba chillib internetis, temaga rohkem ilmselt täna juttu vesta ei saa. Aga jah, soovitan kõigil teha alati simmid kohalikus lennujaamas, väga soodne ja väga hea, sest et siis ei maksa ennast hulluks, kui sa kasutad Eesti SIM-kaarti. Kus on meie sõbrad? Ma tegelikult selleks laulan, et meil on üks sõber, kes meiega tuleb. On laulumees või õigemini laulunaine. Mis tunne on? Ma võin seda tunnet kirjeldada. Tunne on täpselt siuke, nagu sa saaksid oma sõpradega korda. Fuchichuga. Ciao. What's up, homie? Don't you know me? No nii. Erilised suvitajad olete. Me oleme kellegi külas. Meil on jälle uued seiklused. Kuhu me oleme jälle sattunud? Kuhu me ennast jälle mässinud oleme? Minu ees kõnnib Kennet ja see on tema kodu, Tais. See on veits ebareaalne, mul on tunne. Meie 3. kaameramees siis tõime Eestist. Jep, nii et võtta kaameraga üle. Maganud, ma loodan, et ma ära ei minesta lihtsalt. Muidu on savi. Mulle meeldivad need istmed, need on vähemalt turvalised. No nii, mis ta siin on? Pakime oma asjad ära. No tere hommikust, näe. Saime nüüd puhata veits ja nüüd läheme Kambodžasse. Alari, mis meie plaan on? Meie plaan on külastada Kambodža kõige vägevam templit. Ja me sõidame Kambodžasse autoga piiri äärde. Ja sealt võtame tuk-tuki. Vaara küll. Kell on 3 öösel. We go to best tour, my friend. Okay. See on meie tour company, nagu näha. Montaaž. Kas see ongi see automontaaž või? See on automontaaž, jah.
olemas või? Tere hommikust. Kuidas see lugu oli? Tere hommikust. Tere hommikust. Kus me oleme? Raporteeri meile palun. Linnaavas, kus on piir Kambodžasse. Ja pargikesime auto ära, nüüd me jala sinna. Nunju. Kuidas tunned ennast? Mina või? Jube hästi. Jube. Praegu on siis siuke jama, et Väike jama. Suht väike jama, meile vähemalt 4 ei ole ühtegi jama. Meile 4. Aga ülejäänud 3, kellega, kes meil kaasas olid, on jube suur jama. On jube suur jama, neid ei lasta üle piiri. Miks ei lasta üle piiri? Seda juba näete järgmises osas. Tegelikult selle ühe ainsa paberi pärast ei tee nälja. Aga isegi kui nad ei saa, siis me lähme nagu nii et mis seal ikka oleme ju sõitnud 300 kilomeetrit siia, nii et tagasi ei hakka selle pärast minema. Nad võivad oodata meid terve päeva. Las nad ootavad, jah. Oma viga tegelikult, täiesti oma viga. Me teadsime kõik seda. Me teiega teadsime. Tegelikult oli täitsa juhuslikult kaasas see asi. See, mis antakse lahkumiskaart, passi vahel. See oligi passi vahel. Mõni jättis selle koju. Seda arvas, nad ei lahku taist, kui nad lennukiga ei lahku. Oli vist. Nad ei mõelnud nii suurelt. Nad on seal seisavad. Nad said kätte need oma paberid. Küll väikse trahvi pidi maksma. Nad on siiski täna meiega. Yes! 100 pahti on juurde viinud. Aga mul on pilt olemas. 100 pahti maksab. Ei, 100 pahti on juurde. Mis teema on? See on siuke teema, et politseid võtavad piiri peal raha lihtsalt. Mingi kirja panemata summa. Algus öeldi, et 1300 taibahti, siis 1400 taibahti, siis nüüd kui mingit pilti endaga kaasas ei ole, nüüd hoopis 1500 taibahti. Seega nad ise ka ei tea, kui palju nad küsivad ja kui palju see maksab, aga peaasjalt võimalikult palju ikkagi meie käest raha ära võtta. Lähen vaatame, äkki ta teeb mulle odavamalt. Ma küsin, et võtan mul ainult anna. Oleme tundnud juba ka kohaliku korruptsiooni. Poisid üritavad siin meid üle lasta. Mina igatahes alla ei anna, võtsin passi ja lähen uurin korra teiste käest ka, et kas see on sula tõsi, et on 1500 kohalikku maksta. Kuna kutid võtsid raha vastu ja maksid oma rahakotist tagasi seda, see ei ole normaalne. Tahtsin price listi näha, ei antud, ei tea. Lähen vaatame, tšekkime üle. Ja sama targalt tagasi. Igatahes poisid ütlesid piiri peal, et $30 maksab viisa sisenemine isegi 1 päevaks. Vahet ei ole mitmes päevaks, aga $30. Täitsa siuke korralik summa, ütleme nii. Tempel maksab ka $30. Midagi hullu ei ole, aga kahju, et siin siuke olukord on. Näeme. Immigration information. Siit saabki viisad. Informatsiooni kui keegi tahab tulla Kambodžasse viisat taotlema, siis tulge siia. Siit saab. Siit saab. Nagu Tallinna RGOs. Siit saab. Sealt saab kõik. Näe, Kambodža viisakoht on see. Vaadake. Many sticks, one drum. Ra-pa-pum-pum. Feel the fire dance. Heal the ocean. In the air we breathe. Feel it everywhere. Fill your vacancy. Now you're a billionaire. Stop! Väikesed poisid siin müüvad asju. Kahju hakkab lausa. Need on siirad kuidagi.
kas on veits higine tunne või? Väga kuum, väga kuum. Läks tegelikult kuskil pluss 38. 38 näitas taksos päikest, ütleme nii, et mul higi voolab niimoodi, et mul elu seis isegi saunas pole, vaata, miksed mu püksid on. Ei tee nalja, ma ei ole pissinud püksi reaalselt. See on mu higi. Kuidas sul on? Prilli piseb maha. Kogu aeg ette. Väga märg on olla. Aga iseenesest väga lahe kogemus, selles mõttes, et üks maailma imedest ja võib jälle tšeki panna sellele kirja. Me läheme nüüd vaatame suuremat templit ka, et seda kõige suuremat. Plaks! Jõudsime nüüd omadega Kambodža kõige hullemasse templisse, kõige suuremasse templisse, kõige vanemasse templisse ja mitte ainult Kambodža, vaid see on maailma üks imedest. Üks parimaid templeid siin kandis. Siin kandis? Me oleme veits väsinud, nagu näha, ma ei tea, me kõik oleme täiesti läbi higistanud, kleepume ja väga raske päev on, 38 kraadi on väljas. Ja sellest templist natukene, et see tempel ehitati 12. sajandil. Jah, siin hindu usk. Hindud ehitasid selle ülesse. Krishnad ja siuksed usud olid siin olid segamini need... Vishna, Krishna ja... Ja siis mingi... 100 aastaga läks üle. Ja budismi peale üle. Just, see templit ehitati 30 aastat. 30 aastat. Ma ei tea, kus nad neid kive said. Ma ei kujuta ette, mis... 12. sajandil kujutad ette, kuidas neid blokke ehitada. Peaaegu 1000 aastat tagasi. Tonn aastat tagasi. Kuidas sa neid blokke teeksid tonn aastat tagasi? Ma ei tea, kuidas. Ma isegi praegu tonn aastat edasi ei tea, kuidas neid teha. No täpselt. Ma arvan, et need inimesed olid jõle targad. Raiusid kuidagi kuskilt välja. Aga enamus, kes ehitasid, olid orjad. Ja seega... Ma ei teagi, mida ma tahan öelda. Edasi tahab ajaloo tundi kuulata, siis soovitan lugeda selle Kolumbia kohta või tähendus selle. Too kõik Kolumbiasse. Alari ootab. Ühesõnaga, me oleme omadega Kolumbias nüüd omadega. Kambodža jätsime vahele. See on meie Kolumbia. Ega sa juhuslikult drooni muidu sinna ei unustanud? Unustasin küll. Unustasin sellepärast sest see on nii väike kottne. Nii väike, et sa ei pannud täheldagi seda? Tähele lihtsalt. Mis on kõige ekstravagantsem asi, mida te kunagi reisides teinud olete? Kuulipilduja taga olnud. Kus kohas see veel juhtus? Liibanonis.
ahah, sellest ma ei ma rääkida. sain aru hipodroomis. hipodroomis oli see. See oli vägev reis. Seda tegelikult Kuule, aga lähme viskama oma kohvid ära. Ja siis lähme selle lennuki. Räägi õigelt sõna, mida ma viskan. Lähme asetame meie kohvrid lintidele õrnad ja siis lähme sinna Paradiisi saarele. siis teised saaksin neid kohvreid loopida. Davai, näeme.